Plaan on ju selge, minna kogu Eestis üle eestikeelsele haridusele. Plaan on selge, aga teostamine nii kerge ei ole, sest selle jaoks on juba vaja õpetajad, kes tõepoolest eesti keelt oskavad. Tallinna linnapea sõnul on järgmiseks õppeaastaks täitmata 1200 töökohta, neist 300 on õpetajaabid. Nüüd on tekkinud segadus, kus tundub, et Tallinna linn lubab eestikeelsele haridusele üleminekuga venitada. Sest juttu on 20 üldhariduskooli taotlusest jätkata järgmisel õppeaastal 7.–9. klassis venekeelse õppetööga. Saan aru, et seoses eestikeelse haridusega teil täna emotsioonid päris laes? Jah, olen kuri sellepärast, et ajakirjanduses on käsitletud asja niimoodi, justkui oleks see eestikeelsele haridusele üleminek nüüd kuidagi takerdatud, oleks see kuidagi peatatud, oleks kuidagi antud mingisuguseid erandeid. Ei, see ei ole nii. Antud juhul ma veel kord lihtsalt tahan kinnitada, et kõik sujub nii, nagu seaduses on ette nähtud. Ette nähtud ongi siis see, et 7.–9. klass järgmisel aastal ikka veel vene keeles õppida võib. Nad saavad jätkata muus keeles ja siin tahan rõhutada, et meil endiselt eksisteerivad keelekümblusklassid. Meil on nendes klassides rakendatud ka osaline eestikeelne õppe, aga selline õigus neil on olemas ja linnavolikogu nüüd menetleb neid taotlusi ja vastavalt oma äranägemusele otsustab. Tallinna linna munitsipaalüldhariduskoolides, kus toimub õppe osaliselt vene keeles, on siiski suur puudus õpetajatest, kes oskavad eesti keelt C1 tasemel. Samuti on suur puudus tugispetsialistidest. Samas ainuüksi see, et neid taotlusi tuleb, näitab ju seda, et tegelikult koolis isegi ei oleks võimalik eesti keeles õpetada, kuna õpetajaid ei ole. On see nii? Tõesti, personalikriis on olemas, ehk siis õpetajaid ei ole nii palju, nagu oleks tahtnud, aga siin ma tahan rõhutada seda, et Tallinna linn ei kurda nende probleemide üle, vaid metoodika ja kompetentsikeskus täies hoos tegutseb. Koolidirektorite jaoks on eestikeelsele haridusele üleminek loomulikult suur väljakutse. Samas ei tule neile sugugi ka üllatusena, et õpetajaid, kes eesti keelt oskaks, pole kohe võtta. Tallinnas eestikeelsele haridusele üleminek olevat plaanipärane. Kavas oli, et 2025. aastaks on 566 muu õppekeelega klassi, 2026. aastaks 426 klassi ja 2027. aastaks 273 klassi. Meie koolis meie oleme tegelikult teinud juba rohkem. Üleminekut alustasin mina isiklikult 21. aastal ja praegu õpime osaliselt eesti keeles juba 3. kooliastmes ka. Nüüd, mis puudutab teisi kooli, siis see ongi hästi keeruline küsimus. Kui me mõtleme Tartu peale, siis tartlased, andke andeks, aga minu arust on seal 2 endist vene kooli. Meil on 20 neid. Et väga erinev olukord on üle Eesti. Seega, taotlusi muukeelse õppe jätkamiseks on tehtud, aga see ei tähenda, et Tallinnas ei jätkataks plaaniga minna koolides täielikult üle eestikeelsele õppele. Kõike tehakse lihtsalt samm-sammult omas tempos.